Tere, minu nimi on Sergei, mina olen ajalooõpetaja ja selles videos mina käsitlen antiikajalugu ehk siis Vana-Kreeka, Vana-Rooma ajalugu alates 8. sajandist enne Kristust kuni 5. sajandini pärast Kristust. Legendi järgi rajas Rooma linna 8. sajandil Hundiama poolt üles kasvatatud Romulus. Alguses Rooma oli linn, siis see muutus kuningriigiks. Romulus oligi selle kuningriigi esimeseks kuningaks. Ja Roomasse asusid elama nii aristokraatlikud kui ka lihtrahvast pärit inimesed. Aristokraate me nimetame patriitsideks, lihtrahvast plebeideks. 7. sajandil enne Kristust kujunes Vana-Kreeka keele põhjal ka ladina keel. Vana-kreeklased reisisid aktiivselt Vahemere piirkonnas, nad vajasid ressursse kreekaladel olevatest ressurssidest neile ei piisanud, mistõttu kreeklased rajasid kolooniaid igal pool Vahemere piirkonnas. Jõudsid ka Apeniini poolsaarele, kus elasid roomlased, latiinid. Ja kreeklased muidugi jagasid latiinidele omaenda kultuuri, mistõttu roomlased sisuliselt kopeerisid Vana-Kreeka panteoni, ehk siis Vana-Kreeka jumalaid, Zeus muutus Jüpiteriks ja nii edasi. Aga ka ladina keel kujunes välja just nimelt Vana-Kreeka keele põhjal. 6. sajandiks väga paljud plebeid ei olnud rahul selle kuningriikliku korraga, nõudes endale rohkem õigusi, tekkis nõudlus sellise kollektiivsema valitsemise järele. Selleks ajaks Rooma kuningriik paisus juba hästi suureks, mistõttu 6. sajandil enne Kristust kuningriiklikule korrale, selle asemele tuli siis vabariiklik kord, ehk siis võim nüüd koondus senaatoritele. Senat oli Vana-Rooma esinduskogu, see oli kindlasti samm demokraatia suunas, aga Vana-Rooma vabariiki me ei saa kindlasti pidada päris demokraatiaks, lihtsalt seetõttu, et ligipääs sellesse esinduskokku oli ainult nendel samadel patriitsidel, eelkõige siis patriitsidel. Aga umbes samal ajal 6. sajandil enne Kristust kujunes välja ka Vana-Kreekas, nimelt Ateena linnriigis demokraatia ja see oli juba päris demokraatia, otsedemokraatia, mille puhul kõik Ateena kodanikud kogunesid füüsiliselt ühte kohta, ühele platsile ja siis arutasid olulisi küsimusi. Selle vabariikliku korra puhul oli miinuseks ka see, et kadus tsentraliseeritud võim, keskvõim. No võib-olla mitte kadus, aga siis oluliselt nõrgenes, sest ei olnud enam ühte inimest, kes valitseks kogu riiki. Oli kollektiivne otsustamine, mille puhul põrkusid kokku erinevate inimeste, erinevate gruppide huvid. Ja see kindlasti destabiliseeris Rooma sisepoliitilist olukorda. Rooma vabariik langes kodusõdadesse, mille puhul erinevad kindralid konkureerisid omavahel, sõdisid omavahel ülemvõimu pärast Rooma vabariigis. 4. sajandil enne Kristust Rooma vabariigi kõrvale tõusis esile väga oluline, väga andekas sõjaväejuht ja kuningas, Makedoonia kuningas Aleksander Suur. Tema oli nii edukas oma vallutamistes, et tema suutis haarata tohutult suurt territooriumit alates Peloponnessose poolsaarelt kuni põhimõtteliselt Indiani välja. See impeerium muidugi lagunes pärast tema surma, aga tänu Aleksander Suure impeeriumi rajamisele hakkasid kokku sulanduma, segunema erinevad kultuurid. Ühest küljest Kreeka-Makedoonia kultuur ja teisest küljest erinevad idamaade kultuurid, Vana-Egiptuse, Mesopotaamia kultuurid. Ja toimus selline kultuuriline segunemine, mille tulemusena Euroopasse näiteks jõudsid idamaadest pärit kultuurilised nähtused, nagu näiteks zodiaak. Zodiaak on Mesopotaamia päritolu ja seda segunemist me nimetame hellenismiks ja vastavat perioodi me ka nimetame hellenismiks. See periood algas 4. sajandil enne Kristust ja kestis 1. sajandini enne Kristust. Vaatamata Aleksander Suure vallutustele jätkas ka Rooma vabariik oma valdusi, oma riigipiire laiendama. Nüüd 1. sajandil enne Kristust ühes järjekordses kodusõjas võitis Julius Caesar. Julius Caesar oli üks sõjaväejuht.
tema võitles Pompeiusega, võitis ja haaras võimu Rooma Vabariigis enda kätte. Temaga tegi koostööd viimane hellenistliku Egiptuse kuninganna Kleopatra. Formaalselt Caesar ei tühistanud vabariiklikku korda, aga sisuliselt muutus Rooma diktatuuriks ja Caesar selle ainuvalitsejaks. Muidugi see ei meeldinud senaatoritele, sest nende võim oluliselt kahanes, mistõttu samal esimesel sajandil enne Kristust senaatorid tapsid Caesarit. Rooma langes taaskord kodusõtta, nüüd Caesari järglaste vahel võitis Octavianus, kuulutas Rooma riiki juba impeeriumiks, keisririigiks, kuulutas ennast välja imperaatoriks, keisriks, hakkas ennast nimetama Augustuseks, mistõttu Augustust me peame esimeseks Rooma siis imperaatoriks. Kõikidele nendele sisekonfliktidele vaatamata jätkas Rooma riik territoriaalset laienemist ja esimeseks sajandiks enne Kristust Vahemeri sisuliselt muutus Rooma sisemereks, Rooma impeeriumi sisemereks ja selge on see, et Rooma impeeriumis elas väga palju mitteroomlasi. Juudid, süürialased, egiptlased, kreeklased ja nii edasi. Tasub mainida, et Kleopatra Egiptuse vallutamisega lõppes siis ka hellenistlik periood. Augustus oligi see, kes hõivas hellenistlikku Egiptust. Kleopatra sooritas enesetappu, sellega siis lõppes hellenism. Kleopatra oli siis ühe hellenistliku Makedoonia dünastia esindaja. Nüüd väga paljude rahvaste jaoks olid roomlased okupandid, näiteks juudi rahva jaoks. Ja üheks vastupanu vormiks sellele Rooma okupatsioonile kujunes välja üks religioosne liikumine. Selle rajaja andis teada, et Rooma keisri võim ei ole lõplik, ühel hetkel tuleb Jumala võim maa peale. Rooma võimud muidugi käsitlesid seda usuliikumist ohtlikuna poliitilises mõttes, ka seetõttu, et selle usuliikumise liider keeldus Rooma keisri kummardamast jumalana ja tema jälgijad keeldusid ka Rooma jumalate kummardamast ja selle usuliikumise nimetus on muidugi kristlus, ristiusk ja antud religioosne liider on muidugi Jeesus Kristus. Nüüd kristlaste vastased repressioonid, nad jätkasid veel mitu sajandit. Sellised keisrid nagu näiteks Nero samal esimesel sajandil pärast Kristust. Tema oli hästi sadistlik keiser, tema nautis kristlaste massilist tapmist. Aga sellele vaatamata levis kristlus väga kiiresti terves Rooma keisririigis. Nii vaeste kui ka rikaste seas, nii roomlaste kui ka mitteroomlaste seas. Ja mingil hetkel, nimelt 4. sajandi alguses, said Rooma riigivõimud aru sellest, et nad võiksid kasutada ära kristlust. Oli selge, et Rooma impeeriumi ühtsuse säilitamine on väga suur väljakutse. Territoriaalselt väga suur ja väga palju erinevaid rahvaid, erinevate kultuuride, erinevate keeltega. Mingil hetkel said Rooma võimud aru, et kristlus võiks olla see nii-öelda liim, mida Rooma võimud saaksid kasutada ära oma rahva ühtsuse säilitamiseks. Et kui legaliseerida kristlust, mis on niigi juba väga levinud erinevate Rooma rahvaste ja sotsiaalsete kihtide seas, siis saab ennast esitada nii-öelda selle populaarse riigiusu esindaja ja lausa kaitsjana. Ja seda tegi keisar Konstantinus Suur 4. sajandi alguses. Ta legaliseeris kristlust, ta ise pöördus ristiusku. Teisest küljest ta rajas uut keskust. Selge on see, et Rooma impeeriumi pealinnaks oli Rooma, aga keisar Konstantinus Suur rajas ka uut suurt keskust, selle nimetus oli siis Konstantinoopol. Seda ta rajas idaosas, tänapäeval on see Türgi territooriumil. Nii et ühest küljest Konstantinus üritas säilitada Rooma impeeriumi ühtsust, teisest küljest ta mõnes mõttes soodustas Rooma impeeriumi jagunemist 4. sajandi lõpus kahte ossa, Lääne-Rooma impeeriumisse ja Ida-Rooma impeeriumisse. See toimus 395. aastal. Üldiselt öeldes Rooma impeerium lihtsalt paisus liiga suureks ja see pidi mõnel hetkel lihtsalt
kokku varisema. Täpselt nii nagu ka Aleksander Suure impeerium. Aleksander Suur oli tõesti väga andekas sõjaväejuht, aga pärast tema surma tema tohutu suur impeerium lihtsalt lagunes. Lääne-Rooma impeerium muidugi nõrgenes, nii et Rooma linn pärast 395. aastat Rooma linn muidugi kaotas väga palju ressursse, ta ei saanud enam arvestada näiteks idaosa sõjaliste, majanduslike, poliitiliste ressurssidega, võis toetuda ainult Lääne impeeriumi ressurssidele. Tõsi küll, Lääne-Roomas kujunes välja läänekristlus, katoliiklus, Rooma piiskop muutus kõikide Lääne-Rooma impeeriumi kristlaste liidriks, ta pretendeeris ka Ida-Rooma impeeriumi kristlaste juhi positsioonile, aga Ida-Roomas oli juba enda siis religioosne liider Konstantinoopoli patriarh, kes siis juhtis neid idakristlasi. Idakristlasi me nimetame õigeusklikeks, läänekristlasi katoliiklikeks. Nõrgestatud Lääne-Rooma impeerium ei suutnud tõhusalt panna vastu agressiivsete Germaani hõimude vallutusretkedele. 4.–5. sajanditel toimus nõnda nimetatud suur rahvaste ränne, mille tulemusena väga paljud Germaani ja Slaavi hõimud asusid elama Kesk- ja Lääne-Euroopasse, muuhulgas ka Lääne-Rooma territooriumitele. Ida-Rooma keisririik oli tõhusam oma alade kaitsmisel siis agressiivsete hõimude vastu. Aga lõppude lõpuks 5. sajandi teisel poolel, nimelt 476. aastal vallutasid germaanlased lõplikult Lääne-Rooma impeeriumit, purustasid Rooma linna, Lääne-Rooma impeeriumi varemetel tekkisid Germaani kuningriigid ja seetõttu me loeme 476. aastat vana aja lõpuks, antiikaja lõpuks ja keskaja alguseks. Aga see on juba muu video teema. Tasub kindlasti mainida seda, et väga paljud isikud ja väga paljud sündmused, mis kuuluvad Rooma ajalukku, Vana-Kreeka ajalukku, muidugi ei saanud antud videos kajastatud. Hannibal, Spartacus, Cicero ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, aga ma loodan, et see video vähemalt suutis anda mingisugust ülevaadet antiikajaloost ja aitab teil luua mingisuguseid loogilisi seoseid erinevate sündmuste vahel antiikajaloost. Aitäh kuulamast!